Gert Jõeäär, 23. Tallinna rattamaraton lõppes sinu võiduga, et räägi, kus maal siis põnevaks läks? Tegelikult kohe alguses oli põnev, et väiksed singlid tulid kohe teisel kilomeetril, et seal läks juba vaikselt punt ribadeks ja siis panimegi niisuguse väikse pundiga põhimõtteliselt lõpuni välja, oligi, et niisugust väga pikkasi raskeid kohti ei olnud, et kus niisugust vahet sisse teha. Et terve distants tegelikult olite seal 5-6 ees, et alguses 6 lõpus tulite 5 üle joone. Kas oli üldse mingit kindlustunnet, et võit võiks täna sinu olla? Ma arvasin küll, et mulle peaks sobima see rada, et siin on oht alati, et võib jääda finiši peale, et finiš on mul täitsa hea. Aga õnneks mul oli natuke ebaõnne ka, et ma seal ühes mudases kohas käisin korraks külili, aga sain korraks kohe järgi, et see oli niisugune äkilisem moment, et natuke põlve lõin ära, aga ei seganud. Et tegelikult finišseitlus oli küllaltki põnev, et need sentimeetrid, mis sul edu jäi, ei olnud väga palju, et oli sul ikkagi tegelikult kindlustunne sisimas olemas? No tegelikult ma täitsa 100% niimoodi ei punnitanud, et see oli niisugune väike viga, et arvasin, et keegi ei tule mööda, aga see lätlane oli päris terav, aga et tuli täiesti sinna fotofiniši peale ja asi, aga vedas mul seekord. Vahefiniši said sa ka kindlalt ära, et keegi sulle seal vastupanu väga ei osutanud, et kas see vahefiniši kokkuvõtte võit on ka sinu jaoks oluline? Muidugi jah, et see kokkuvõtte võit ongi kõige tähtsam, et seepärast ma vahefinišit ka alati üritan, et täna õnnestus see ka ideaalselt. Vaatame nüüd korra natuke tulevikku, et Alutaguse rattamaraton loodetavasti toimub. Seal sa lähed taas starti kollases liidisärgis. Kuidas sulle see rada tundunud on varasemast ajast, et ilmselt võidumõtetega ikka? Muidugi jah, võidumõtetega, et see on, rada mulle meeldib. Et niisugune väga huvitav, aga see kindlasti sobib ka loole ja teistele, et see on niisugune raske rada iga aasta teha, pannakse veel vinti juurde, et ägedamaks. Ja ma arvan, et saab päris niisugune põnev olema, et siin nädal aega saab nüüd närvitseda. Ütleme, et see hooaeg on olnud tegelikult pealtvaatajale ja kaasalejatele märksa põnevam, et Martin Loo on saanud ka kõikidelt võistlustelt peaaegu osa võtta ja Peeter Pruus ka, et kuidas sa ise arvad, et kas see on ka sinu panust, sinu sooritust natukene parandada, et nad on koha peal olnud? Kindlasti on see hooaeg palju põnevam olnud, et mul endal ka, ma arvan, et ma olen ikka nõksa kõvem, et kui eelmine aasta, et olude sunnil, et muidu Loo ja Pruus on ikka tegelikult ülikõvad, et nendel on raske vastu saada, et vahest ikka õnnestub.